Ma tegin hiljuti Facebookis ühe küsitluse, kus ma uurisin, milline on eestlaste uni ja nii kvaliteedi kui kvantiteedi poole pealt ja mis võiks veel paremini olla. Ja küsisin ka, kellel on unega juba väga-väga hästi ja 9% 1300 inimesest, kes vastasidki sedasi, et nende uni on suurepärane. Aga ülejäänud ei olnud eriti rahul. Nii et ma räägin täpsemalt, mis need mured olid ja räägin ka eestlaste elustiilist, kes olid valmis siis selle küsimustikus oli väga-väga pikk, palju küsimusi ja põhjalik sellest rääkima, et kuidas nad tegelikult oma hommikuid ja õhtuid veedavad, palju nad kohvi ja alkoholi võtavad ja kuidas nad magavad. Ja ma ei ole kindel, kas nüüd heli tausta poolest on see parim. Minu nimi on Merit Raju. Ma olen algselt õppinud Tehnikaülikoolis ärikorraldust ja Hamburgi ülikoolis õppisin ka rahvusvahelist äri 2 aastat ja mul on õnn olnud elada erinevates riikides üle 3 aasta. Saksamaal, kui ma ülikoolis käisin, Soomes käisin ka ülikoolis ja töötasin Brüsselis ja Austraalias. Ja see on mind hästi palju kujundanud ja mõjutanud. Esimest korda ma sattusin joogasse 20 aastat tagasi Saksamaal. Ja sellepärast, et tudengitele maksti joogatundidest 80% kuludest kinni, kui sa seal kohal käid ja seda maksis haigekassa. Ja ma mõtlesin, et kui sakslased, väga täpsed inimesed, kes armastavad kindlust ja selgust ja numbreid ja konkreetsust, on välja arvutanud, et see on nii mõjus, et pigem tasub maksta joogatunnid kinni haigekassal, kui maksta pärast neid haiguskulusid, siis see pani mind nagu kõrvu liigutama selles mõttes. Mul tekkis huvi, et mis seal on. Ja kui ma siis seal ülikoolis käisin ja seal joogatundides käisin, siis ma tundsin, et ma olen koju jõudnud. Ja miks ma uneküsitluse tegin, on see, et ma nimetan ennast elustiili ettevõtjaks ja elustiili disaineriks. Ehk siis see, mida ma tööna teen, ongi ühtlasi minu elustiil ja ma olen ka ennast hästi haavatavaks ja läbipaistvaks teinud, et ma räägingi oma asju, ma räägingi oma enesearengust, ma räägin nagu ma saan inspireerida inimesi ainult sellel teel, mis ma ise olen läbi teinud. Ja unega on mul selline teekond, et ma olen eluaeg, ma arvan, olnud hästi selline tundlik magaja, et minu jaoks peavad kõik tingimused olema täiuslikud. Ma näiteks täna öösel olin just sellises uinumiseelses mõnusas seisundis ja rõduks oli lahti ja kassid läksid kaklema mu voodi kõrval. Nagu naabrikass oli sisse tulnud ja minu kass tõstis kisa taevani. Et sellised ei ole minu jaoks ideaalsed magamistingimused. Aga mõned inimesed ju on sellised, istuvad lennukisse, jalanõud jalas ja 7, 8, 11 tundi hiljem astuvad sealt jälle välja, ilma vahepeal vetsus käimata, ilma vahepeal üldse midagi vajamata, et mina olen seal hästi kärsitu ja siputan ja tunnen ennast hästi ebamugavalt. Ja muidugi jooga on mind õpetanud kannatlikumaks. On õpetanud oma tunnetega toime tulema, oma mõtetega toime tulema. Ja olles hästi loov ja selline sõnade inimene, ehk siis ma kirjutan ka raamatuid, siis mul on ka selline mõttetegevus päris aktiivne, et siis ma olen ka selle saanud maha rahustada oma öödes. Aga mis siis eestlastele põhiliselt muret tegi, oligi mõtted ja muretsemine. Ja seda siis nii uinumisel kui ka katkendliku une põhjusena, kui ka siis liiga vara ärkamise põhjusena. Siis oli mureks veel müra või helid kodus ja kodust väljaspool. Ehk siis võib olla väike laps või kellegi norskamine või liiklusmüra või mingi muu müra. Ja kolmandaks oli kõige suurem levinud probleem tualetis käimine.
ja olen ka mina kõigi nendega rinda pistnud ja sellepärast ongi minu jaoks huvitav see uneteema. Et ma arvan, et ma olen mitmed asjad sealt lahti häkkinud ja hea meelega jagan ka sinuga, aga esialgu ma jagan lihtsalt neid uuringu tulemusi. Ma nimetan juba uuringuks, et 1300 inimest on juba päris palju. Kirjutasin need endale siia maha. Nagu ma ütlesin, une kvaliteedi ja kestusega on väga rahul 9%. 3 annab hinnanguks 35% ehk siis kolmandik ja 4 annab hinnanguks ka kolmandik. Ja kui ma küsisin, et mis on need põhilised mured, miks see hinnang selline tuli, siis tuli vastuseks stress, ärevus, hilja magama, katkendlik uni, väike laps ja mõtted ja mured olid kõige levinumad. See oli selline avatud küsimus. 22% inimestest magab ainult 6 tundi iga öö. 36% magab 7 tundi. Mina nende hulgas. Aga kui ma lugesin raamatut Why We Sleep, siis tuli välja, et kui me magame nagu 1 nädala 7 tundi, siis meie selline tähelepanu ja keskendumine tegelikult on nagu korvamatult saanud kahjustada või häiritud. Ja seda ei saa tagasi teha nagu mingi nädalavahetuse pikema unega. Ja 22% magab 8 tundi. Enamik läheb magama kella 10 ja poole 12 vahel õhtul. Ja kell 11 läheb enamik magama nagu numbriliselt. Nagu kõige rohkem vastajaid läheb magama kell 11. Seda on näha ka tegelikult selle järgi, et millal tuled kustutatakse kortermajades. Ja millal inimesed ärkavad, 5:30 kuni 9 enamik inimesi. Seal oli ka igasuguseid kellaaegu nagu mingi kell 19 ja 14 ja mul vastasid ka inimesed, kes öötööd teevad, mis on väga ebatervislik. Ma loodan, et see on hästi ajutine aeg sinu elus, kui sa pead öötööd tegema. Ma vaatan, millal enamik ärkab kell 7 ja mul on ka täpselt sama lugu. Kell 5:30 ärkab ka 48 inimest nendest, kes vastasid. Ja kell 6 veel 157 inimest, nii et päris paljud ärkavad päris vara, ma ütleks. Ja samamoodi kell 9 ärkab 50 inimest ja kell 8:30 150 inimest. Et seda ülikoolis nimetati nagu kaussikõveraks, ehk siis, et kui 5:36, siis hakkavad kell 6:37 ärkab enamik, 8, 8:30 ja 9 ärkavad siis ka juba sama vähesed kui 5:30. Ma küsisin, et kellel on tööpäeval ja vabal päeval erinev unegraafik. 62% vastas, et need erineval ajal ärkavad ja tõusevad nädalavahetusel. Äratuskellaga ärkab 61%. Ja see oli minu jaoks natuke üllatus, sellepärast, et mina ei ole nii enesekindel. Ma pean kell 7 ärkama, et laps kooli jõuaks ja ma panen ikkagi äratuskella. Kuigi mul on 6:50 ja täna ma ärkasin 6:19, mõlemad ärkasime lapsega, õigemini tema äratas mind. Ja see, et tööpäeval ja vabal päeval on erinev graafik üle poolte, teoreetiliselt ei ole hea, aga see tuleb lihtsalt sellest, et enamik magabki ainult 6 või 7 tundi, et siis see tuleb iseenesest, et su keha lihtsalt nagu tahab nädalavahetusel tõenäoliselt rohkem und. Tunne hommikul, ma küsisin, et kas sul on hommikul tunne, et sa oleksid tahtnud rohkem magada. Tunne, et oleks tahtnud veel magada. 81% vastas jah. Peaaegu pooled lisaks 2 tundi oma öösse und. Kolmandik lisaks 1 tunni igasse öösse und. Ja hirmutavad 16% lisaks oma öödesse 3 tundi. 3 tundi iga öö puudu. Loomulikult on hommikul tunne, et ei tahaks ärgata.
järgmine lehekülg. Ma küsisin 4 aspekti kohta. Uinumine, une sügavus, unenägude kvaliteet ja mõju sulle ja hommikuse une kvaliteet. Enim rahul olematu ollakse une sügavusega ja hommikuse une kvaliteediga. Uinumise ja unenägudega ollakse natuke vähem rahul olematu. Siis ma küsisin ärkveloleku 4 aspekti kohta. Enim rahul ollakse päevase üldise meeleoluga. Juhuu! Väga tore. Kulub ära eestlastele, on ju. Ollakse ka rahul heade suhete ja heade töötulemustega. Sest tegelikult töötulemused on hästi palju seotud sellega, kuidas me maganud oleme. Aga kõige viletsam oli hommikune enesetunne ja päevane stressitase. Eks stress olegi ju seotud une kvaliteediga väga palju ja une kvaliteet jällegi sellega, kuidas sa hommikul ennast tunned. Küsisin, mis on väljakutsed uinumise juures. Muretsemine ja mõtlemine sai 73%. 73% jaoks probleemiks. Müra kodus ja väljaspool 28%. Valgus kodus ja väljaspool 15%. Rahutud jalad 15%. Ja muide, kuna mul on ka olnud rahutud jalad, siis ma kunagi uurisin, mis jama see on. Ja ma sain teada, et 15% naistest on see ja meestel on see vähem. Nii et see minu jaoks näitab minu, nimetame siis juba uuringuks, tulemuste usaldusväärsust. Et kuna elanikkonnas üldiselt on 15% rahutute jalgade osakaal naiste hulgas ja siin enamik vastajaid olid naised, siis ja minu uuringust tuli ka selline vastus, siis see on nagu päris usaldusväärne, päris representatiivne, nagu öeldakse. Ja kahjuks oli uinumisel probleemiks ka krooniline valu 10%. Siis ma küsisin, mis on katkendliku või pinnapealse une põhjus, kuna see oli ju suurem probleem isegi kui uinumine inimeste jaoks. Ja seal oli ka muretsemine ja mõtlemine 65%. Kuulen pereliiget 40% ja tualetis käimine 33%. Ja valu sai siin isegi suurema skoori kui uinumise juures. Pisut suurema. Siis küsisin, miks sa ärkad enne äratuskella. Tualetis käimine 45% vastajatest ütles selleks põhjuseks. Muretsemine ja mõtlemine 41% ja pereliige 31%. Ja veel mingi muu müra 30%. Siis olles lugenud ka sealt Why We Sleep inimeste kohta, et inimesed jagunevad ikkagi, see on ju erinevad arvamused, et kas me jaguneme juba geneetiliselt hommiku ja õhtu inimestes, kes või mitte. Ja Matthew Williams ütleb, et jaguneme küll hommiku ja õhtu inimesteks. Ja jällegi samamoodi nagu tema ütles, et ühiskonnas on sellised protsendid, siis selles uuringust tulid täpselt samad protsendid. Hommiku inimesi on meil 30%. Ehk siis need, kelle jaoks koolid algavad kell 8 ja töökohad 8 ja 9 on 30% disainitud. Õhtu inimesi on vastajate hulgas 41%. Ja seda ka siis Matthew Williamsi järgi, et neid õhtu inimesi on rohkem protsentuaalselt. Ja ülejäänud sobivad mõlemaks, nii hommikul kui õhtul tegutsemiseks. Aga mina küsisin, et panin üheks vastuse variandiks, et ei teagi, kogu aeg on toss väljas. 17% valis selle valiku. Või et ei teagi, kas hommiku ja õhtu inimene, kogu aeg on hea tegutsemisaeg, 10%. Siis ma uurisin, kuidas end päeval tunned. Keskendumisvõime ja mälu jätavad pisut soovida, 58%. Ma olen väga rõõmus, et sellisele küsimusele vastati nii palju, nii ausalt, sellepärast, et jällegi Matthew Williamsi järgi me ise ei taju, kui unepuuduses me oleme ja neid mõjusid me ise ei taju tegelikult. Aga samas ma olen väga kurb, et selline protsent tuli, olles ise
ühiskonna elanik, sõites autoga, liikudes ringi ja kasutades, ma ei tea, käies mõnikord võib-olla operatsioonil või pole õnneks paarkümmend aastat pidanud käima, aga hambaarsti juures või kuskil, kus sa tahad, et inimesed oleksid puhanud, kes sinuga tegelevad või kellega sa kokku puutud ja nende keskendumisvõime oleks tipus, on ju. Siis kuidas end päeval tunned, oli üks küsimus, oli, et kui paljud valiksid suhtlen rõõmuga ja palju, 43%. Aga samas olen väsinud ja kurnatud, vastas ka 40%. Ja olen kurvameelne 22%. Üle kolmandiku ütles siiski, et ma olen täis teotahet ja entusiasmi. Siis ma küsisin, mida sa oled une kvaliteedi või kvantiteedi ehk siis kestuse parandamiseks teinud. Varem magama oli enamik mainitud lahendustest. Mainiti ka meditatsiooni, pimedust, seda, et 2 tundi ei söö, täieliku vaikuse korraldamist endale koju, teadlikku hingamist, unerohtu, aga ka looduslikke vahendeid ja melatoniini. Siis seda, et ekraane ei kasuta enne magama jäämist, muusika kuulamine ja siis sellised rutiinid, et iga õhtu on samad tegevused, raamatud, uneprillid, padi, jalutamine, hea unetee, aga ka sellised asjad nagu teraapia või siis üks naine isegi vastas, et ta vahetas tööd, et stressitase oleks päeval madalam ja ta saaks paremini magada ja see on minu kui sellise elustiili disaineri jaoks nagu üks kõige paremaid näiteid, et sa ei tegele ainult nagu selliste praktiliste aspektidega nagu padi või ma ei teagi. Tegelikult need on kõik väga head asjad, mis ma mainisin. Aga kui see probleem on sügaval, siis on hästi tore, kui sa ausalt vaatad endale otsa ja lähedki teraapiasse või vahetadki töökohta. Aga need on kõik väga head asjad. Mainiti veel, et aken on lahti. Mainiti ka seda, et ei tülitse õhtuti või kallistamist, positiivselt mõtlemine ja positiivsed inimesed ja et õhtul kohvi ei joo. Ja veel väga-väga palju ja ma teen sellest ka veel eraldi nimekirja, kuhu ma panen kõik peamised lahendused. Ma küsisin, mis on sinu eesmärk une teemal ja enamik pakkus, et ärgata välja puhanuna või magada terve öö või pikem uneaeg. Et oleks värske ja puhanud ja hea tuju. Võtan järgmise lehekülje. Kui pikk on ju. Millal oli su uni ideaalne? Küsisin, kas on olnud mingi periood, millal see nii oli ja kui oli, siis millal? Ja vastati, et enne lapsi, nooremana, kui polnud hirmusid, puhkuste ajal, siis kui oli vähem kohustusi, polnud suuri eluvalikuid, kui stressitase oli madal ja elustiil aeglane, ülikooli ajal, enne kroonilist valu, lapsepõlves. Oli uni ideaalne. Kui tihti sa mõtled oma mitterahuldavale unele? Iga päev mõtleb sellele kolmandik inimesi. Umbes 1 kord nädalas 18% ja mitu korda päevas 5%. Ma küsisin ka, milliseid toidulisandeid sa võtad. D-vitamiini võtavad peaaegu pooled, magneesiumi 1/3, valderjani või taimset preparaati 12%, melatoniini 10%, kaltsiumi ja magneesiumi toidulisandid 10% ja retseptiravimeid meeleolu jaoks 7% ja une jaoks 7% retseptiravimeid. Küsisin ka, millise liikumisega sa tegeled ja kui palju sa valgel ajal õues oled või üldse õues liigud. 1-2 tundi õues liigub 25% ehk veerand vastanutest. See on ju väga hea. Ja umbes 1 tund veel 1/3. Nii et me saame natuke üle poole, kes 1-2 tundi liiguvad. Ja jalutamist mainisidki enamik
oma liikumisviisiks ja see oli 84% ehk peaaegu kõik. Liikumine õues, nagu mingi trenni moodi liikumine, 53%, kodus treenimine 18%, grupitrenn 14%, video põhjal treenimine 11%, mis on, ma arvan, COVID ajal nüüd suuremaks läinud, jõusaal 5% ja jooga 0,5%. Appikene. Siiski igapäevast meditatsiooni tegi 11%, kuskil ma hiljem küsisin seda. Ekraanid, nagu meilgi, vahetult enne magama minekut 70% ja tund enne kasutab inimene viimast korda ekraani 25% vastajatest. Ja ma küsisin nagu avatud küsimus, et mis on see viimane tegevus enne magama minekut, siis kõige levinum vastus oli teleka vaatamine. Siis nutiseadme töösel pooltel ei ole välja lülitatud, aga on välja lülitatud 22%, peaaegu veerandil. Väga tubli. See lihtsalt nagu lisamüra närvisüsteemile. Ja ma vaatan, see on vist viimane lehekülg. Küsisin kohvi tarbimise kohta, sest ka see mõjutab ju une kvaliteeti ja rohkem kui 1 kruus päevas võtab 45%, peaaegu pooled joovad rohkem kui 1 kruus päevas. No ma küsisin kohv, Coca-Cola, must tee või selline ergutav tee ja šokolaaditahvel nagu nende kohta. Et see on siis vastus sellele, et võib-olla siin on segatud, nagu, et hommikul on tegelikult 1 kruus kohvi ja hiljem on 1 tahvel šokolaadi ja võib-olla õhtul on veel musta teed, et siis tema oli ka nende hulgas, kes siis pooled on, kes rohkem kui 1 kruus päevas sellist kofeiiniga jooki võtab. Aga 1/3 võtab ainult hommikul 1 kruus, ehk siis 1 kruusi päevas ja hommikul. Ja ei tarbi igapäevaselt 13%. Alkoholi küsimuse juures, mis ka häirib une nagu tund eriti, mis on oluline meie loovuse jaoks ja keskendumise jaoks, täis karsklasi oli 16%. Juhu! Väga tubli! Ja paar korda nädalas või 1 kord nädalas võtsid alkoholi 33%, siis naised olid vastajad, on ju. 14% suitsetab, jah, ja 52% ehk siis pisut üle poolte on pimendavad kardinad kodus. Nutiseadmega une kvaliteedi mõõdab 18%. Ja küsisin, et kas sa lükkad äratuskella edasi või mitte, siis 57% on väga distsiplineeritud ja ei lükka äratuskella edasi või nagu korduma. Ja 20% lükkab edasi 1 korra. Sellised vastused, mis minu jaoks tähendavad, et nii mõnelgi on veel nagu nii-öelda unehügieeni teemal midagi ette võtta, ehk siis õhtul näiteks ekraani aega vähendada või siis vähemasti, et see ei ole nagu ekraanist otse voodisse. Aga päris paljudel on see selline hästi krooniline tsükkel, et kui suurel osal, peaaegu pooltel oli ju 2 unetundi puudu igast ööst ja ka hirmutavalt suurel osal oli 3 unetundi puudu igast ööst, siis see tähendabki, et see hommikune tunne ongi tõenäoliselt kohutav. Seda ju ütles üle 80%, et väga raske nagu tunne on hommikul, et ei tahaks ärgata. Et siis ongi tüüpiline, et ilmselt võtadki selle kruusi kohvi ja pärastlõunase väsimusega võtad järgmise kruusi kohvi ja kui sa seda oled teinud, siis see häirib järgmist und või nagu õhtust und. Et see on selline tsükkel, kust välja, ma arvan, ongi hästi raske saada. Et see tulebki nagu kuidagi korraga lõpetada, et nii nagu see ekraani pool
kui ka siis seda kohvi poolt nagu hommikupoole lükata lihtsalt vähemasti. Ja see mõtlemise osa, muretsemine ja mõtlemine, 11% tegeles ka mediteerimisega, et need on tegelikult sellised lahendused, mis pikaajaliselt vähemasti hakkavad toimima. Lihtsalt tuleb ära oodata see raske aeg, kui alguses ei tundu sellest nagu midagi kasu olevat. Ja hommiku ja õhtu rutiinid mõelda endale sellised, mis tõesti toetavad seda hea tund või siis ka seda värsket päeva algust. Ja kui sa tahad rohkem teada, siis ma teen peagi webinari sellel teemal, kus me siis räägimegi nende põhiliste murede, põhilistest lahendustest ja saame läbi proovida mingeid nippe. Ja ma räägin ka, mida ma ise kõike palju olen teinud, mille pärast ma üldse oskasin seda küsimustikku kokku panna, sest ma olen kõigi nende teemadega tegelenud ja lihtsalt ega mul tõenäoliselt ei ole nagu väga vähem kui 7 tundi und olnud, aga ma tahan lihtsalt seda kvaliteeti kogu aeg paremaks ja olen selline une kvaliteedi gurmaan, sest kui võtta üks harjumus elustiilist või elustiili üks komponent, millest sõltuvad nii paljud teised komponendid, siis ma arvan, see on uni, millest kõik alguse saab, kuidas sa ennast oma elus tunned, kuidas sa ennast oma päevas tunned, mida sa üldse jaksad teha, kellega sa üldse jaksad läbi käia ja mida sa jaksad üldse saavutada ja siis tunne, mis sul oma elust tekib ja iseendast. Et see eneseusaldus, et millega ma hakkama saan ja mis jah, nagu minul vähemalt see saavutamise osa on oluline, ehk see, et ma saan teha, mida ma tahan ja ma ju saan seda ainult siis teha, kui ma jaksan ka. Nii et ma soovin sulle hea tund ja loodan, et kohtume webinaril. Aitäh sulle!